küsitakse pea igapäevaselt tegelikult, et kus Piret on. Aga lisaks sellele küsitakse meilt Robiga ka, kui me kohtume inimestega, kes meie saadet vaatavad, kas midagi toredat meie saate logoga oleks midagi anda kellelegi lihtsalt niisama. Ja me oleme kõik, mis meil on olnud kunagi ära andnud. Seega meil pole mitte midagi anda ja me tahame, et neid antavaid asju oleks rohkem ja ROI on see, kus saab neid teha, aga me täna otsime midagi, mis siis suveks, kui meid eetris pole, võiksid teie kehasid või teie kodusid kaunistada. Siin me käisime umbes 4-5 aastat tagasi ja valmistasime mõned toredad tooted, mis endiselt, hoolimata sellest, et need said väga ägedad, on siin müügil. Mitte keegi ei ole tahtnud mjölkit, kus on Piret peal. Päris kurb. Võib-olla inimesed on lihtsalt nii suure südamega, et nad ei taha Piretit loopida. Siin on suhteliselt kõrdi vaatavad silmad. Tundub vähemalt. Pärast, kui sa paned nad siia ette, saad aru, kas need on Robert Rooli silmad. Jah, täpselt autentne üks ühele. Meenutades veel, siis me tegime siin ka ju trussikuid. Sinu enda näoga trussikud. See on lill. Miks see silt siin on? Oota, miks see silt siin väljas on? See ei ole väljas, saad näita. Jüri. Sa oled tagurpidi teinud. Sa oled nii loll. Oota. Pilt on sees pool. Nüüd ei teki enam küsimust, mille peale Robi imes. Kasutan siiamaani. Siiamaani? Just, need on lihtsalt nii kvaliteetsed, nii et midagi ma teha. Trussikuid ja mölgisi me täna ei tee küll, aga ma otsime siit saali pealt midagi, mis võiks siis teie kodudesse jõuda, kui satume kokku ja saame teile meelena anda. Juustusnäkk hõrk. No okei, ma vaatasin äkki sealihakonserv, see päris pole see. Sünnipäeva mulli, 8,5 vööret, eks ole on ju. Hõõgu võun on siin, kulda väärt kolleeg. Tegelikult ju võiks, aga kuna me oleme ikka kogu pere saade, siis me ikkagi, ma arvan, protsendiga asja ei pane. No siin läheb täitsa kangeks asi või? See on ikkagi alkoholivaba. Jätab natukene küsimusi õhku, igaks juhuks selle peale ei lähe. Kui meie teleprodutsent peaks nüüd meile andma jah-sõna, et me võiksime Hugo Bossi tooteid kuidagi ära logotada. Kõrvaklapid, rahakotid. Eesti suvi on nii vihmane, et tegelikult võiks ju vihmavari olemas olla küll. Õhtuboss. Läheme ikkagi nagu lihtsamate asjade poole. Uidust daamiga. Ja võtame mustad päikseprillid. Kui mulle ei sobi, siis televaatajale kindlasti. Mul on selline tunne, et oleks mõistlik lõpuks ometi valmis teha üks õhtu nokamüts. Robi, mis värvi prillid sa võtsid? Mustad. Siia paneks peale näiteks Jüri, Piret, Robi tõenäoliselt mahu. Mis sa teed? Kuidas me saame siia peale nüüd kuidagi õhtu kirjutada? Eks ikka peate ise hakkama trükkima, meil käib siis nii. Väga huvitav. Kas kõik inimesed, kes tulevad siia leti äärde, peavad ise hakkama trükkima? Ei, tegelikult nii ei ole. Me ikkagi teeme kõik trükid ilusasti ise, vastavalt kliendi soovile, nende kujundusele. Aga kui te soovite ise kätt proovida, siis hea meelega näiteks, kuidas see käib meil. No aga miks mitte? Nii, õhtu logo on siin ja see läheb siis ilusasti nokamütsi peale. Kõigepealt panime niidi juba peale. Meil on niit juba peal. Tiina, suurepärane aitäh sulle selle eest. Märgime keskkoha. Kuidas sa selle keskkoha juba ära märkid? Selle järgi ma võtan tipu järgi. See läheb siia küll. See näeb välja nagu keskaegne piinamisriist, ma ütlen sulle, Tiina. See näeb ikka väga hirmus. Siin oleks nagu mingisugused ogad. Nii, paigas. Nüüd me peame svammi peale panema. Miks seda svammi vaja on? Kõrgendusega te soovisite. 3D. Siis see niit läheb ümber selle svammi, jah? Tiina, ütle ausalt, mitu korda sa oled siin nokamütse paika pannud? Me räägime sadadest tuhandetest. Ma ei tea, võib-olla, jah. Juba siin jälle 300 ootab, nii et... Nii et seetõttu, kuna ma siin venitan, siis see sulle rõõmu ei tee, sellepärast, et kõik need 300 nokamütse ootavad seal. Jaa, ootavad. Minu taga. Ma väga vabandan. Kas praegu läheb kõik hästi? Jaa. Kaua sa, Tiina, oled siin töötanud? Aastast 2006. Nüüd järgmine aasta saab 20 aastat. Ma loodan, et ROI teeb ikka korraliku preemia ka selle. Me kavatseme õhtusaadet ka vähemalt 20 aastat juhtida. See on hästi. Mis on põnev, see masin on tehtud Koreas. Nüüd ongi küsimus kummas. Seda me ei teadnud. Aga me võime oletada, et nagu õmblusmasin on tehtud tõenäoliselt Lõuna-Koreas. Aga see kahtlane aparaat siin laua küljel võib-olla ei ole. Mis on väga tore, siin on erinevad flopid ja nende flopide abil pannaksegi see informatsioon siia masinasse, et ta teeks selle õhtupildi valmis ilma, et ühtegi küsimust küsiks, eks ole. Flopid on sellised siis mälupulgad noorematele vaatajatele. Näiteks kui tahtsid ühte Super Mariot endale arvutis käima panna, siis mõnikord oli sul vaja 4 flopid. Siia lükkad flopi sisse, kontoris on arvuti, kus läheb flopi sisse. Päris äge.
äge. Selles mõttes meil ei ole isegi enam arvuteid, kuhu läheb CD sisse. Mitu tellimust pärast esitate? Ma saan aru, et meil on võimalus ikkagi väga palju neid esitada. Isegi nii oleks juba täitsa tore. Julge pärast mul on selline tunne, nagu ma rikuks midagi ära. Nii, ja nüüd me hakkame kuuma auruga töötlema seda märki, ma saan aru. Ja see on kõige armsama nimega triikraud, mis ma olen kunagi näinud. Vapor Baby. Ja see kuum aur võtab siis võib-olla need väiksed sabloonitükikesed, mis siia on jäänud ära, jah? Vapor Baby. Ja ma pean tunnistama, et muidugi sa oled, Tiina, nii tubli olnud, et ega ma väga ei saanudki aidata sind. No Tiina, ütle sina esimesena oma hinnang. Väga ilus. Sa räägid mütsist praegu. Ja, sinust ka. Sain kätte! Õhtu nokamüts on saanud valmis ja ega siin muud ei olegi, tuleb teha nüüd üks suurem tellimus, eks ole. Ma kuidagi arvasin millegipärast, et see nagu kogu see toote tegemine niimoodi, et paned ühest masinast sisse, siis saad lihtsalt nagu aprillid või siis tõesti nokamütsi välja, et miks see nii ei ole? Kõik on puhas käsitöö, et inimesed arvavad, et kõik on kohe nagu masina. Sul see valmis, jah? Meil on ettevalmistatud kiiresti ette ära tehtud, me otsustame, paneme ühele sangale, näitame ette, siis me seadistasime masina ära. Kui sa vaatad, seal all on värv, tampoon, pehme, kummine, mis on samamoodi vastad tootele. Errorid ikka tuleb ette. Ma ei saanud mitte midagi aru. Mingi värv laks peale, kuidagi midagi juhtub. Ei, sa seletasid väga hästi. Ma lihtsalt kuulsin sõnu, millest jäi meelde ainult tampoon. See on tampoon. See on tampoon. See on trükitampoon, silikooni plünn. No hakkame proovima. Ja siia paneme siis õhtu logo. Ei, valmis, jah? Nii. Vajuta, jah. Nii. Et parem kattus oleks, teeme teise löögi veel. Teile veel samasugune? Samasugune. Oi, kui tore. Ongi kõik, jah? On kõik. Saad järgmise võtta. No jah, selles mõttes, et see vajud. Oi, mul jäi näpp sai ka pihta natuke. Oota, aga nüüd ma rikkusin küll ära. Vaata, mul vist liikus. Nüüd on, jah. Toode peab kogu aeg paigal olema. Siis me tõstame selle kõrvale. Saab parandada ikka, jah? Jaa. Mis aine see on? Hea aine. Sellepärast poisid ongi 30+ aastat töötanud. Lähme. Nii, nüüd me teeme siis neid praegu, ma arvan, üks 1500 tükki. Aeg-ajalt tuleb tampooniga puhastada, see on ju väga tähtis. Siin nad siis on, kui nendega randa minna, siis täitsa tipp-top. Nii, ja meil on siis selline diil välja mõeldud ja kokku lepitud Robiga, et me sooviksime siis päikseprille ja nokamüts nii palju, kui meil on jälgijaid erinevates sotsiaalmeedia platvormides. Kõigile üks siis vähemalt? Kõigile vähemalt üks ja me lugesime kokku, neid on 137 000. Et kas me saaksime palun siis 137 000 nokamütsi ja 137 000 paari päikeseprille? No pole probleemi. Teeme ära. Ma polegi veel proovinud valmis mütsiga. Ma olen päikseprille proovinud. Ma mõtlen, siit tuleb hea diil. See oleks siis teie arve, käibemaks. Kuidas see nii suur? Okei, aga kui me teeksime ainult Facebooki jälgijatele? Seal on jah, seal on 60 midagi 000. 67 000. Palju, kui 67 000 teeks? Üks hetk, ma vaatan kohe järgi. Ja siis saate sellise summaga hakkama. Valmis ka? Jah. Valmis, jah? Jah. Ma võtan vett. Jah.